Avar saal on lastevanemaist viimaseni täidetud. Piiskop Lauri saadab teile noori, kes lahkuvad lõpetajatena. Noorte sõber, igavesti noor kuldsõbraust Latti kõneleb noorusest noortele. Koolijuhataja Karma kinnitab omalt poolt õpilaste tüükust, kus lõpetajad eranditult on sooritanud eksamid edasi Rootsi koolidesse. Eesti komitee esimees riigikohtunik Grünthal tervitab. Koolisõprade seltsi esimees väsimatu insener Jon annab omad head soovid. On pidulikult pühalik. Üks pisikene samm on sooritatud. Lõpetajad lähevad edasi ellu võitlevasse maailma tublide Eesti tüdrukute ja poistena. Koolimaja on jäänud tühjaks ja vaikseks. Õpetajad, need väsimatud Eesti noorte kasvatajad, võivad ka pisut hinge tõmmata, et alata jälle sügisel.
Robert Holman istus merekaldal. Ta oli sõitnud linnast kaugele eemale välja ja see oli kevadel. Aeg oli hommikupoolne. Ta tahtis puhata, tahtis täie sõõmuga juua kopsudesse merejulgustormiga laetud õhku. Selle juures võis ka küsida, kuidas need kaks vastast, maa ja meri, piiripurde juures üksteisega räägivad. On nad vihased, on nad häänaaberlikud. Nagu elav hõbe hiilgas meri. Tundus kohati, kas ta mitte ei põle. Paistis nii, kuigi meri on tuleveri vaenlane. Eemalt paistsid üksikud saared, paar-kolm ei, neid võis rohkem olla. Saared on laintel alati tüliks ees. Oleks vallatud näkineitsidel ja teistel merevõimudel nii palju jõudu koos vana Neptuniga, nad uputaks need inetud tõkked igavesse merepõhja.